Nüüd tahaks need üksteise kõrvale saada. Ja. Praegu nad on üksteise all kõik. No LI-d on ploki elemendid. Siis me saame seal kasutada seda, mida me täna õppisime juurde. Praegu me saame seda niimoodi teha. Aga meil on võimalik teha seda ka palju elegantsemalt. Niimoodi me saame üksteise kõrvale nad panna. Aga ma praegu võtan selle maha, sellepärast et meil on selle jaoks positioningi osa. Flexiga me saame ilusasti jagada ära, ei pea seal mõõtma need vahesed. Ega ma selle jätan praegu nii, nagu ta on. Jätame siit edasi. No, mis see navi osa võiks olla, äkki ta hakkab siit otse pihta ilma igasuguse vaheta. Kui me oletame, et ta on siit siiani, siis on meil vaja määrata selle kõrgus, aga see on ka suht libe tee, sest kui neid menüü elemente tuleb rohkem kui 5 või 6, siis need lähevad vahele reale. Et kõrgust me siin määrata ei saa, laiust ka mitte, paneme paddingud siis vähemalt paika. Me saime teada, kus kohas see on. 40 pluss 110, 150. Ja see on 175 ja 25 on üleval. Vasakult ka mingi osa, see on 125. Saja 25 paneme nüüd main'i section'i osa 25, 150. Ja see on, et siiani on 150 ja see siis on 160. Kuigi Space Around teeb selle sama asja ära. Et nüüd on see küsimus, et kuidas sa tahad, et kas me teeme niimoodi, et need vahed ja vasakult paremalt tehakse automaatselt või peab kindlasti olema see keskel nende vahel rohkem ruumi ja äärtes vähem ruumi. Okei, paneme igaks juhuks talle mingisuguse paddingu. Paddingud ka olemas üleval. Alt tundub sama vist olevat, et mis ta siin on. See hakkab 175 ja kõrgus on 52,25. 250 ja alt on sama.
Mag on siis selline. Me ei tahtnud neid joonisi öelda. Sellised. Ja L-liidel on omakorda veel. Ja font size'i panime kuskile. Font size on siin täitsa olemas. Ja L-liidel on ka mingisugune padding siin. Font size on 16 siin. Ja selle kõrgus on 50. Tundub, et on keskel. Siis 50 miinus 32, 18, padding. Me võime ka teha niimoodi, et ta on keskel, rea keskel. Aga ikkagi meil on siis vaja kas kõrgust või ütleme, et kui see tekst läheb suuremaks, siis sellest kõrgusest pole väga kasu. Siis tuleb appi ikkagi padding, paneme igale poole sellest L-ile. 18 piksli. Ja see on mul pandud siin, vaata see üks pixel. Tähendab selle listelemendi listelemendi border on üks pixel. Listelemendi või praegu on otse teenast seina. Me ei saa tulla panna vist laiust või vaat nüüd sõltubki sellest, et kas me tahame, et nad on dünaamilised, sest võib-olla sa paned siia mingi pikema teksti, näiteks kassi saba käib üles alla, noh, siis ta läheb äkki laiemaks, võib-olla kõrgemaks, alguses ta läheb ilmselt laiemaks. Okei, paneme laiuse, laius on 50, ei 150. Ja me peame talt võtma ära selle kus see oli nüüd üldse? Aga me ei olegi pannud. Reilise poole oli. Kus? Nüüd on vara. 50, ei 150. 150 miinus 36. 114. Raam ka veel maha. Raam käib ka selle juurde, siis on 112. Seitse. On selline. Align center. Jah, hea mõte. Nüüd on siis veel see kast siin.
juba artikkel seda korda tähend. Ei, ole jah. Noh. Siin on ka border. Selle saame siit kopida. Selline. Ja siin sa nagu nii tahad, et oleks tekst center. Sellel kastil on kõrgus ka 218. Siia ka mingisuguse paddingu. Oleme selle sama, mis siin. See tähendab, et me peame nüüd muutma ära laiuse ja kõrguse. Sellest veel 36 maha. 962. 125 ja siit 36 maha 200 ja 182. Paddingut viidates on nagu stretch'id väga hästi või? No vaata sealt box modeli pealt, et sisu on ainult see width, sinna läheb padding otsa, siia läheb border otsa. Et kui sa võtad nagu width'i sisse kõik need asjad, kui paned veel padding otsa, siis ta läheb laiemaks. 11, 3, 7. Selle paneb flexiga keskmele pärast. Põhimõtteliselt kõik. Valma. Pealkirja on border, kogu asja ümber on border. Siin ei ole borderit. Pealkirja? Ma ei näe, et siin oleks mingi border. No, tal ei ole borderi üle stroke'i. No aga seda ei näe ju, nagu nii. Et kui, noh, vaata, sa lähed kuskile, kõnnid põllu peal, nii, Karjamaal, ütleme niimoodi, jõuad Karjamaale, ärkivad lehmade keskel, aeda ei olnud ju ees. Kas sa pead ette kujutama siis, et seal on nüüd aed, sa ei tohi sealt üle minna? See, et ma unustasin sinna selle borderi manna. See nagu, see peaks olema sama nagu teistel vaata, teistel elementidel. Okei, kui sa aega otsa siis. Ei, ma just unustasin. Mis asi ta oli siis?